tere hommikust. Merike ja numbrite keel. Teate, ma ostsin endale tiku ka, see, mis on selfie tikku. Aga ikka kasutan kätt. Automaatika. Teate, kui huvitav? No vot, mina elan siin Soomes, on ju. Teie elate seal suurem osa Eestis. Ja eks minun ikka ka info tuleb. Oota, ma pean nad natukene kõditama. Oi, kui tubli Rossi tules. Oi, kui tubli. Oi, vaadake Rossi. Talle meeldib, kui mul on fleksid käes. Ja, ta tegi oma number 2 häda ära, siis ta alati tuleb, et ma teda kiidaksin. No nii, tubli on. Näete, nüüd mängib seal, ma näitan teile. Ma ei tea, kas te näete või? Jah, ei jõudnud asjani üldse, näete, kohe hüppan teemalt teemale. No võt, tulevad ju minuni ka need infod, kõik, mis teil seal, meil seal Eestis toimub. Ja teate, kurvaks teeb. Mina ütlen siis niimoodi. Oi, kuidas ma analüüsis. Ma alati, need, kes pikalt mul siin kanali peal on, te teate väga hästi. Mul üldse poliitika ei meeldi, uudiseid ma ei kuula, midagi ma sellist nagu teadlikult ei tee. Et olla infoga nagu kursis. Mõni ütleb, et mingi mõttetu memm on ju. Las ma siis olen, aga ma olengi täpselt selline, nagu ma olen. Ja mina meeldin. Vot, ja ma olen seda harrastanud päris pikalt, aga teate, tahate või ei taha, info tuleb minuni ja siis ma sain aru niimoodi, olen elust aru saanud, et see info, mis peab minuni jõudma, see jõuab. No, okei, lähme asja juurde, sõjateema. Ema on seal paanikas ja paljud inimesed on seal paanikas. Ja teate mis, ma toon selle sama näite, mis ma ükskord teile juba tõin siin. Võib-olla sa oled uus praegu, siis sulle lihtsalt. See aeg, kui mina veel olin, kuidas ma ütlen, ma juba harrastasin seda, et ma uudiseid ei kuula, televiisorit ei vaata. Ja siis, kui hakkas see suur jutt, et korona tuli meie maailma. Ja mida Merike tegi? Okei, ta telekat ei vaadanud. Ja raadiot ei kuulanud, aga Merike scrollis siis sellega väga aktiivselt Facebookis. Ja muidugi tol ajal olid ühed sõbrad, nüüd mul on teised sõbrad ja teate, mis ma hakkan nüüd tegema ka? Ma hüppan jälle teemalt teemale. Ma olen hästi palju sõbrakutseid vastu võtnud ja mul läks täna öösel uni ära. Täna oli üldse selline väga kummaline öö. Kommenteeri ka, kas sul oli ka kummaline. Teate, ma nägin nii palju unenägusid. Ma kirjutasin teatud asju üles, mõni oli nii hirmus, et ma mõtlesin, et isse, mis see on. Elukaaslane ärkas hommik üles, ütles, et kuidas sa magasid? Ma ütlesin, tead väga keevasti, ma olin isegi üleval. Mingi 2:30 paiku, mingi tunnikese olin üleval ja siis panin luugid kinni, mõtlesin, et ma pean ikka nüüd magama ka. Täna on väga palju toimetamist, kalender on täis asju. No vot, kommenteeri siia, kuidas sinul on. Mul ongi silmad natuke kummalised. Ma olen küll näo ilusti pesnud ja hommikutrenni teinud, ma teen trenni nüüd. Ja nii, oota, nüüd ma lähen tagasi. Nii, tuli see koroona aeg on ju ja siis, mis ma tegin seal läbi scrollimise, ma sain sellise paanika, teate. Ja siis 1-2 lihtsalt, mul läksid silmad valutama. Ma olin 2 nädalat täiega rivist väljas. Ma sain kohe need koroona oired kõik, lugesin, täiesti veendusin, see oli minul. No vot, teised keegi ei saanud, siis oli see nii selline veel hirmus ja tolleaegne elukaaslane, siis ma ütlesin ka, et ma ei tea, mul on tunne, et ma ise tegin selle endale. Kindlasti tegin ka, ehk siis vaadake see seos, et mida rohkem me nüüd kardame, seda hullemaks see süsteem läheb. Ja ma ei mäleta seda, kui oli Kanal 2 salvestus, kas ma seal rääkisin, vaata, nad lõikasid välja need nagu täpsemad asjad sealt, mis neil tundus, mis on hea. Teate, mul tegelikult üks sugulane salvestas selle televiisorist. Ma panen selle äkki klubilistele vaatamiseks. Ja, päris huvitav oleks. See on küll hästi kodu tehtud, aga ma arvan, eks te annate andeks selle. Ma vaatan, kus see mul on. Siis ma tegelikult tahtsin, aga unustasin ja nii ta oligi. No võt, siis ma uurisin läbi selle oma numeroloogia koolkonna, kus ma siis olen käinud. Siit ja sealt ja risti, kuna mul üldse poliitika ei meeldi, ma ei taha seda vastutust endale võtta. Siis et tulevad droonid. Ja ma ei tea, kas see jäi sinna salvestusse. Ja näete, nüüd see on siis tulnud. Ausalt öeldes natukene oli mul isegi hea meel või uhke enda üle, sest tegelikult mulle ei meeldi see teema üldse.
jälle ma ütlen seda vist 5. kord juba. Ja, aga teate, numeroloogiliselt nii palju, kui ma olen seda nüüd uurinud, siis kui ma seda uurisin Kanal 2 jaoks, sest nad tahtsid, siis igastahes mina ei näe sõjaennustust või midagi sellelaadselt. No lihtsalt ei näe, löö või tina. Vot, ma nii tahaksin nagu teile kõigile ütelda, et kõik hakkab meist endist. Mul on lokk püsti, ospa, selline Saaremaal saani. Ja see on minu hommikune luuk. Ma olen küll juba kamminud juuksed, aga no las ta olla. Ma olengi selline turtel tuvi. Ikka mega ilus on metsas, ma ei tea. Vot sellised asjad, vaadake, need väiksed asjad, need toovadki seda rõõmu, need toovadki seda enesekindlust. Ja palju on nüüd tulnud ka selliseid küsimusi. Täna hommikul kusjuures ka üks klient saatis sõnumi, ma ütlesin ka, et tänu temale nüüd ma teengi selle video ära. Lokk on täiega püsti, no las ta olla. Ma peaks siit alt ennast äkki tegema, siis näevad kurtsud. Opa, nägid, läks kohe paremaks. Äkki ma pean see tikku võtma. Okei, minul on ka ju number 6 olemas, vaata, mis tahab natukene vahest eputada ja natuke vahest rohkem, vahest vähem. Okei, läheme jälle asja juurde. Ja, ma kogu aeg keerutan, ma tean. Ma ei keeruta selles, et ma ei tea, mul nagu saad aru, näe mingit mändi ja mõtlen, vau, kui lahe. Ja siis ma vaatan oma tirtsusid ja siis mul jälle mõte läheb mujale. Ja näete, nüüd läkski. Kuidas oma tuju tõsta? Mida teha? Jeesus, see on nii lihtne. Lihtsam öelda, raskem teha. Siis öeldakse, et no mis sul viga, sul on ju kõik nii lahe. Muidugi on. Ma ootan hommikut, kui ma iseendaga koos saan olla. Mis te arvate, et mul ei ole siin päevas mingisuguseid seiklusi, mis panevad vahepeal täiega juhtme kokku? Ikka on. Mina olen ju 16 päeval sündinud. Ma ise tekitan endale selliseid kriisiolukordasid, saate aru. Kui te vaid näeksite. Teate, selline nagu noortele lastele tehakse seda, et ta peab varjupäev on äkki või töövarjupäev. Ma ei tea, kes niimoodi öeldakse, aga saate aru küll jälgida, et kuidas nagu töö juures asjad käivad. No võt, minu elukaaslane ka vastu ikka ja no õigemini ma saadan ise vahest ära. Tema on see, kes meil poes käib, seepärast, et temal on veel rohkem elektrit sees. Siis me sööksime 11 muidu ära. Nii, mitte ei tähenda seda, et mina ei armastaks poes käia. Eile meil oli perekondlik poekülastus. Me käime suht harva. No võt, üks asi ka. Käige harva poes. Tehke endale nimekiri valmis, oska endale mingi nädala toidud ära, vahepeal mingid pisiasjad. Siis te ei näe neid kõrgeid hindasid. Siis lihtsalt teete selle asja ära. Valmis. Minul on üldse vedan, selles suhtes ma ei ole selline shopahoolik. Et ma olen endale küll selles suhtes tänulik. Loomulikult, teate, siis kui pojad olid nooremad, nendel oli alati midagi vaja. Ja siis tihtipeale oli see, et ma istusin. Ma olin siis ju noorem ka. Istusin kuskil seal poe ukse ees või niimoodi, kus pingid olid pandud ja siis nad tegid omad sisseostud ära ja siis tuli kuri ema maksja. Siis ma vaatasin, skännisin üle, likvideerisin ebavajalikud ja ütlesin, okei, need võtame minu arvates ebavajalikud muidugi. Oi, teate, üks veel tsirkus. Ma olen ikka seda öelnud, ka ma arvan, ma saan avalikult ka seda rääkida. Teate, jälle ma lähen teemast mööda, aga ikkagi see on järelikult vajalik. Kommenteerige teie ka siia, kellel on lapsed ja siis kunagi väiksed olnud või on nad praegu väiksed, et kuidas teil on. Minu vanem poeg, kes on sündinud 11, tal on väga hea elude number ka veel, siis temaga oli nii kaua, kui ta oli minuga koos, ütleme siis niimoodi, siis talle meeldisid täiesti sellised firmakad ja värgid-särgid ja siis, kui ta hakkas iseseisva elu peale, siis korraga ta vahetas täiega kardinaalset stiili ja hakkas seal mingisugune, nüüd ma panen äkki mööda selle ajastuga, aga kas oli äkki retro või, ma ei tea isegi ausalt öeldes, hakkas käima kaltsukas. Aga siis, kui mina ütlesin, et käime kaltsukas, ei läinud läbi. Ja siis ma ütlesingi, et vaata, kallis poeg. See ongi see, et siis, kui sa lähed oma rahakoti peale elama, siis hakkad vaatama teistmoodi. Oi kurja. Vot, aga nüüd tal on jälle, see oli mingisugune aeg ainult. Ja see läks mööda. Vot, kommenteerige ka, kuidas teil seal on nende brännudega ja kuidas on olnud, kellel seal juba lapsed ammu suured. Et see on natukene see lokid segavad, aga
noh, ees on lasknud olla. Kuidas tuju tõsta? Teate, minu kanalit jälgib enam-vähem, noh, ma ütlen võib-olla julmalt niimoodi, ma ikka aeg-ajalt käin vaatamas, mis vanuses inimesed mingid videoid vaatavad. Seepärast selle järgi ma ka enam-vähem tean, mis teemale nagu tähelepanu pöörata. Ma muidugi vabandan ikka veel. Nüüd meil on olnud mingi jube suur selline külaliste laine, et ma pole oma teemadega vahele tulnud, aga teate, ju siis nii peab olema vahepeal. Tuleb aegu, kus vahepeal külalisi ei ole, siis ma jälle panustan sellele rohkem. Ja, aga kuulajaskond on umbes selline 40 pluss, 45 kuni seal 60 on nagu mega palju. Aitäh teile kõigile. Ja kes ei ole kanalit tellinud, siis võiksite seda teha. Aga ei ole kohustuslik, täitsa rangelt vabatahtlik. Selles suhtes, et teate, kui kihvt on vaadata iga video pealt, oota, kas meil on külalisi? Ei ole. Vaatame, kas memm ka järgi on. Jee! Eile ma pesin tüdrukuid, teate. Jälle vaatama vahetan teemat, eks ju. Eile tüdrukutel pesupäev, küüned lõikasime ära ja täna hakkame trimmima. Täna mul on teatud tööasju, mis ma ära hoian ja siis ma natukene süvenen oma tirtsudele. Nii. Täitsa pekkis ikka, kui ta lainetab, siis minu see värk. Nii, ehk siis vaatajaskond on selline 40 pluss, kõige rohkem 45 kuni 60 seal ajavahemikus. Et ma olen teile kõigile siiralt tänulik, kes ei ole tellinud kanalit, võid seda teha. Ma olen siiralt tänulik sellele. Ja kui ei soovi tellida, siis on täiesti tasuta, nii et eks tehke nii, nagu soovite. Kuidas tõsta oma enesehinnangut, kuidas tõsta oma tuju? No vot, mina ei tea, kuidas teie võiksite seda kõike teha. Ma tegelikult, no näete, siin on tegelikult selline täiesti video üks aine. Ei, mis see on? Nüüd ma ei tea, kuidas seda eesti keeles ütelda. No, ühesõnaga, et on millest teha videot, eks ju. Aga ma ütlen puusa pealt niimoodi, kuidas kõigile, kuidas mina tõstan. Mul kava eest mott maas on ju, aga seda on väga harva. Sellest, et pigem mul läheb pont maha siis, kui ma olen endale hästi palju ülesandeid loonud ja ma ei jõua neid teha. Ja siis ma saan aru, et ma olen ju need kõik endale ise teinud, mitte keegi seda ei tea ja siis ma rahustan ennast niimoodi maha. Ja ma veel kirjutan üles ka asju, mida ma tahan ära teha. Ja siis, kui ma näen, et ma mingisugust asja lükkan kogu aeg edasi, ehk siis need ma kriipsutan maha, mis ma olen ära teinud ja siis ma kirjutan sinna juurde. Ja siis ma mõtlen, et issand Merike, kelle pärast sa siin pabistad ainult iseenda pärast. Aga mulle meeldib selline süsteemsus. Et minul peab olema selline süsteem ja tegelikult ma arvan, väga paljudel peaks olema kalender, süsteem, vähemalt väiksed asjad, kas üks asi nädalas, et mida sa teed. Näiteks alustage oma kodust. Kuidas saab hea tuju on see, kui sa näiteks koristad mingid teatud asjad endale ära. Täna näiteks ka sattusin hoogu ja koristasin köögis. On mul selline üks väike riiulikene, kus mul on tirtsude rohud, värgid-särgid. Siin memmel on meil olnud mingisuguseid vaegusi mingi aeg. Rossi, see, kes kogu aeg kardab, siis tema on, issand, memm on seal. Appi, ma mõtlesin, memmest räägib, memm kadunud. Keegi on meie metsas käinud, kuusalla pissu teinud, ta peab praegu ära skännima, kes on. No vot, siis vaatasin, et seal on päris palju aegunud, viskasin ära ja teada, nii palju ruumi tuli. Siis on mul sellised, mida ma võtan iga kord, me võtame hommikul ja õhtul teatud toidulisandid. Neid purgikesi tegin, seal panin kokku ja teate küll, purk on suur ja põhjas on mingi mõned terad on ju ja hind on ka suur. No võtti siis mõned, mis on mul sellised tüüpilised, mida ma kasutan, siis ma tegin 2 purgist 1. Jälle tuli ruumi, sellega saab räigelt energiat juurde. Me oleme tegelikult elukaaslasega siin juba väga palju puhastust teinud, hästi palju on ära antud riideid, jalanõusid. Et see on väga hea meetod, kuidas õhku puhastada, kuidas energiat puhastada. Mina ütleks, et see on üldse nagu A ja O. Ülemäärased asjad ära, kinkide parem ära, andke ära. On sellised kohad ka, kuhu siis panna. Siis teine asi, teate, siin vanusel üldse pole oluline, kui vana sa olete, saate kõik sellega hakkama. Ja siis teine asi, mida mina kasutan ka tihti peale. No, et kohe nagu tunned, et täna on mingisugune jamps sees, siis kas raadio, mul on Spotify, siis ma kuulan Spotify'd aeg-ajalt rohkem, tegelikult ma kuulen YouTube'ist videoid.
mulle räigelt numeroloogia meeldib, ma pean saladuskatte all ütlema ja siis ma kuulen mingisuguseid asju. Ja siis ma tahan enda kohta hästi palju ka teada, ma uurin siit ja sealt, ma tean juba üsna palju oma 16 kohta. Vot soovitan teil ka, ehk siis miks Spotify'st rääkisin muusikast, see võib ükskõik kus kohast, YouTube'ist lööb ka muusikat. Pange mingi hea muusika peale. Näiteks köögis ma panen alati hommikul, meil on see raadio Easy Fits või Easy Hits, ma ei tea, Easy Hit. Noh, siis siin Soomes vähemalt, see on hästi hea, sealt tuleb mega head muusikat. Ehk siis hommikul need päevasõnumid ma alati saadan sellel sagedusel, et mul on täiega chill olla. Vot. Ja siis on selline asi, väike tants, väike puusakeerutus. Nüüd ma hakkasin trennidega tegelema, aitäh. Kõigile, kes mind on siin toetanud, teate need alaselja vead ka, mis mul olid. Üks naine kirjutas mulle, täiega panid nabakümpi. Saatsin sulle vastuse ka. Ja nüüd ma teen igasuguseid huvitavaid harjutusi sellele, issand, puusadele või? Noh, saate aru küll. Vene keeles on see taasik, joosik. Ma ei tea. Ja vaata, niimoodi mul ongi täiega lõbus, ma ütlen päriselt. Isegi siis, kui jääb täiega nagu essu keema. Näete, võisid täiega chill olla. Näete, jah? Ja võt, viska ka kas või sellili. On juures. Jaa, aga ma ütlen, koristamine on üks asi, mis mul täiega tuju tõstab alati. Ja siis see, et tänulikkus. Mul siin üks ka naine kommenteeris hästi palju, et temal tuleb see automaatselt. Vaata, kõigil ei tule automaatselt. Me olemegi kõik hästi erinevad. Mõnele ei meeldi üldse koristada. Noh, kutsu siis mind appi. Ma olen super äraviskaja. Aga ma olen selles suhtes, kogun ka aeg-ajalt asju, eriti sellised näiteks raamatuid ja siis mulle meeldib. Ja siis mul on sellised riiulid, kus ma olen ära juba lugenud. Siis mul on selline riiul, et loen veel kord. Ja siis mul on riiulid, mida ma pole üldse lugenud, aga on ostetud. Vot. Ja siis nüüd mul on hästi suur ports, mis ma annan ära raamatuid, mis on osad on loetud ja osad on selles suhtes võetud. Et äkki loen, aga vaatasin, et ma olen sellest teemast välja kasvanud, nii nagu Alekski ütles, et teatud teemadest me lihtsalt käime läbi, kasvame välja ja nii edasi. Nüüd mul on jälle nii huvitavaid asju. Ma natuke teen endale nagu tööd ette sellisteks hetkedeks, kui ma enam nagu seda või teist ei taha teha. Vaat, ma ei tahagi rohkem seal tema rääkida, et olete kunagi nägema seda. Siis näiteks, kui sa kunagi mängisid kitarri või klaverit, harjuta seda. Tantsimine on hästi hea. Ja ära otsi seda viga, et vaata, no mu mees ei tantsi, vaata, või mu naine ei tantsi. Tantsi üksi, mina võtan ka siin vahest, okei, ma võtan koera, tahtsin ütelda. Jah, võtangi selle noorema. Aga siis ka vahest solvub, see vist pea hakkab ringi käima. Siis ma ise niimoodi pugi. Seal köögis toimetan ja siis tantsin ja. Aga kõige kihvtim on teate sellised venitusharjutused täiega tõstavad tuju. Kummilint või sukapüks või mehe näiteks mingi see lips, vaata, pikem lips. Selle, kui väänad endal sinna selja taha, siis no hea on, kui kätte saad, vaata pärast need käed seal kuidagi kokku traageldad. Mida jääb naerma, nagu selles suhtes, et teate, isse, kuidas ise nagu mõtlesin endale ka mingid asjad välja, et siit on nii raske ja saad aru, hakkas veitsa venitama igalt poolt, kohe täitsa nitsivoo tüdruk. Jaa, vahest on nii, et viskad selle käe kuidagi ühte asendisse või panin ühe jala, saad aru, täna ka kuidagi niimoodi, et no peaks hästi nagu venitama. No kohe ma ütlen, et just sain kätte selle sealt. Kraapisin 2 käega kinni ja mõtlesin, et wow, et mul on sind vaja. No võt, näete, ma loodan, minu video juba tõstis tuju. Okei, natukene oli asja ka ja natuke niisama ja mul on täiega lõbus täna olla. Mul on tegelikult iga päev suht lõbus olla. Vahest tuleb trükivigu sisse, siis ma mõtlen küll, et kurja, mis asi see on. Aga siis ma olen tänulik seepärast, et see asi pidi tulema. Teate, kodu täiega nagu paistab. Lussi! Luisku! Ja Lussi muidugi otsustab, tema peab kohe minema. No nii, tšau, peame lõpetama.